Aitäh, Anvar! Head kuulajad, head ülekande jälgijad! Ma usun, et tänane päev siin konverentsil on olnud väga põnev ja suured tänud tunne sulle ja kõigile, kes seda siin organiseerivad, sest tõesti nii praeguse meie paneeli temaatika kui kindlasti laiemalt Euroopa hingest rääkimine ja väärtustest rääkimine on erakordselt oluline praegusel ajahetkel, ajal, mil tõepoolest meie ühine kodu, Euroopa, on vastakuti väga eripalgeliste, väga keeruliste, väga tõsiste ja kahjuks ka väga pikaajaliste väljakutsetega. Et Anvar, kui sa oma sellise ühe kogemuse lahti kirjeldasid, ma võiks tuua neid päris mitmeid, päris palju sellest ajast, kui ma veel Postimehe ajakirjanikuna Moskvas töötasin 90. aastatel või poliitikuna, aga ma toon lihtsalt ühe pisikese näite 2008. aastast, kui ma sattusin ühele väga spetsiifilisele kinnisele seminarile Londonis, Briti välisministeeriumis, mis toimus 2008. aasta kevadel kohe pärast Dmitri Medvedjevi asumist Venemaa presidenditoolile. Ja seal olid kohal nii mõned tuntud Briti ajakirjanikud, diplomaadid, luureteenistuste töötajad ja nähtavasti minu kutsumine sinna oli seotud sellega, et ma esindasin Ida-Euroopa, Balti riikide sellist ühist arusaama naaberriigis toimuvast. Ja minu suureks üllatuseks, sõltumata sellest, mis oli juba tolleks hetkeks toimunud või toimumas, tõsi, peame meeles, et veel Gruusia sündmusi ei olnud toimunud tolleks hetkeks ka Bukaresti tippkohtumist, aga ikkagi olid üleval meeleolud, et Dmitri Medvedjev on selline kaasaegne noor poliitik, kes kuulab lääne rockmuusikat ja kellega on lihtne või lihtsam rahvusvaheliste probleemide üle arutleda. Ja kui mina siis selle sellise küllaltki positiivse tooni peale mainisin, et tõenäoliselt me võime näha Vladimir Putini peatset naasmist presidenditoolile ja Medvedjevi rockmuusika lembus ei pruugi tähendada Venemaa poliitika muutumist ajas ja sisus, siis selle peale umbes vastati seda, mida Anvar, sina kirjeldasid sellest hetkest, kui sa seal oma nägemust oma kolleegidele esitasid. Et midagi ei ole teha, eks loomulikult meie varasemad pikaajalised hinnangud meie lähinaabruses toimuva suhtes on erinenud ja erinevad teataval määral ka isegi täna nii mitmeski Euroopa pealinnas tajutava või selle taju põhjal ka otsustatava suhtes. Ja see on, ma ei peaks seda mõnes mõttes ju üldsegi mitte imelikuks või kummastavaks, sest sarnaselt on meil tõenäoliselt hoopis teine taju selles osas, mis toimub täna ikkagi Türgi piiridel Põhja-Süürias või Kreekas või Itaalias või ükskõik kus mujal meie liitlaste nii-öelda seas, kellel on sageli meist ikka palju pikemaajalised kogemused rahvusvahelistes suhetes toimimisest ja kõikvõimalikest ka konfliktidest läbikäimisest. Et kindlasti me ei tohiks alahinnata seda teadmist, mis on ladestunud väga mitmetes võib-olla meie partnerriikide suurpealinnades, aga üks väga oluline moment kindlasti, mis määrab ära tänast situatsiooni ja tänast päeva on meie puhul see, et me oleme nende laudade taga, oleme olnud tegelikult Euroopa Liidus ja NATOs 12 aastat varsti. Ja see on tegelikult väga oluline väärtus, mis ka sisulises mõttes aitab kaasa mitte ainult kurta
või ka mõelda selle peale, kui keerulises olukorras täna Euroopa Liit on või et kas me oleme lähedal tõsisematele murenemistele, vaid mu meelest meie hoiak peab sõltumata sellest teadmisest täna olema suunatud ennekõike sellele, mida me saame teha koos oma liitlaste ja partneritega selleks, et neid võimalikke ohtusid, neid võimalikke sisemisi murenemisi, mille nimel ka Venemaa väga jõuliselt täna töötab erinevatel tasanditel, et neid murenemisi ära hoida või kui nad ühes või teises kohas tekivad, leida lahendusi kriisidele. Euroopa Liit on siiani näidanud ikkagi võimekust saada hakkama keerukate probleemidega, mis ette on tõusnud, aga tõsi ta on, et nii raskes ja nii keerulises olukorras, nagu me täna tervikuna oleme, ükskõik millise nurga alt vaadates, seda tõepoolest varasemalt pole olnud. Aga tulles nüüd mõne sõnaga enne diskussiooni lähemale Venemaale, siis siin ühes hiljutises arutelus, kus samamoodi oli küsimus sellest, kuidas Euroopa, kuidas lääneriigid on tervikuna reageerinud, siis kas poliitika muutustele või erinevatele peaasjalikult siis viimastel ajal agressiivsetele aktidele, mis Venemaa juhtkond on rahvusvahelistes suhetes toime pannud, siis me oleme tegelikult sunnitud tõdema, et Euroopa Liit või ka NATO on olnud reageerija, on olnud pidevalt kaitsepositsioonis, pidevalt on langenud sellisesse lühemajalisse šokiseisundisse ja mõnes mõttes on see mõistetav võib-olla ehk läbi selle, et ikkagi väga jõuliselt elab ka täna väga paljudes meie partnerites ja teatud mõttes ka meis endis lootus, et ei saa ju see maailm taas minna hullemaks, kui see oli enne Berliini müüri langemist. Aga midagi ei ole teha, järjepannu sündmused kas või alates Gruusia vastasest agressioonist 2008. aastal on veenvalt kinnitanud, et Venemaal on juba pikaajaliselt olemas väga selge, väga sihikindel strateegia ja selle strateegia sisuks on Venemaa positsioonide muutmine maailmas võtmepositsioonile viimisel. Ja teisest küljest see loomulikult eeldab ka ühel või teisel viisil Berliini müüri langemise järel toimunud julgeolekukeskkonna, julgeolekuarhitektuuri muutmist, selle mõjutamist viisil, kus Euroopas tähendab, viisil, kus Venemaal oleks enamikes olulistes küsimustes mitte ainult kaasarääkimisõigus, vaid ka vetoõigus. Venemaa on seda väljendanud täiesti avameelselt, täiesti otsekoheselt oma erinevates doktriinides ja seda mitte tõesti ainult viimaste aastate jooksul, vaid sisuliselt me võisime näha neid hoiakud juba kaugetel 90ndatel aastatel, võib-olla ilmekamalt, kui me täna mõtleme korraks ajast tagasi ja oleme veidi tagantjärele targad, siis kindlasti üks väga põhimõtteline muutus Venemaa käitumises lääne suhtes hakkas ilmnema sellel hetkel, kui Andrei Kozyrevi asemel asus Venemaa välisministriks siis enne seda välisluureteenistust juhtinud Jevgeni Primakov, kes tõi siis aktiivsemalt Vene diplomaatilisse retoorikasse multipolaarse maailma mõiste või termini. Ja sellest saadik tegelikult on järjekindlalt Venemaa muutnud oma poliitikat lääne suhtes taas ühel või teisel viisil tunduvalt agressiivsemaks või jäigemaks ja see agressiivsus loomulikult on seotud nii objektiivsetel põhjustel kui ajaloolistel põhjustel sellega, et Venemaa ei ole loobunud ühest küljest, nagu ma mainisin, soovist ja katsest kehtestada end globaalse mõjutaja jõuna ja ennekõike Euroopa regionaalses julgeoleku situatsioonis
vetoõigust taotleva jõuna. Teisest küljest ei ole Venemaa kindlasti väljunud mitte ajaloolisest imperiaalse arengu sellisest ahelast ja väga paljud sõjad, mis on viimastel paaril aastakümnel toimunud, kaasa arvatud ka sõjad Tšetšeenias, mis ju neelati küllaltki lihtsalt läänemaailma poolt alla nii 90-ndatel kui eriti 99. ja selle sajandi algul toimunud veriste lahingute järel. Oleme silmitsi siis olukorraga, kus Venemaa jõuga tõrjub oma piiridest eemale vaba maailma, selle sama Euroopa hinge sisu ja mõtet, kartes, et seesama Euroopa hing võib nakatada Venemaa inimesed viisil, mis võib kaasa tuua selle sama imperiaalse arenguahela lõpu ja Venemaa pöördumise hoopis teisele arenguteele. Seetõttu on mõistetavad need käärid, mis on eksisteerimas täna Venemaa arusaamas ja käitumises ja teisest küljest Euroopa vastuses või lääneriikide vastuses Venemaale. Eelolevad 2, 3, 4 kuud saavad olema küllaltki määrava tähendusega, kui me räägime nii Euroopa Liidu, aga ka NATO ühisest poliitikast või ühisest nägemusest, millises suunas peaksid arenema suhted siis meie ja Venemaa vahel. Ja mõistagi on need seotud loomulikult nende debattide aruteludega, mida peetakse Euroopa Liidus seoses sanktsioonidega, mis on kehtestatud Venemaale seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu ja mille üle pikendamine peaks siis otsusena langema selle aasta juunis. Praegu, tõsi, kõik märgid näitavad siiski töötasandilt, et Euroopa Liidus on olemas siiski piisavalt palju konsensust ja tahet, poliitilist tahet selleks, et reageerides siis Ida-Ukrainas toimuvale, aga me teame, et seal olukord pole sugugi mitte paranenud ja Minski kokkuleppeid ellu pole viidud, et see konsensus täna ikkagi viitab võimalusele, et need sanktsioonid ka sellel suvel pikendatakse. Teine ja võib-olla meie jaoks väga oluline selline liitlaste ühispoliitika või ühiskäitumise proovikivi saab olema juuli alguses toimuv Varssavi NATO tippkohtumine, kus lisaks teistele väga olulistele teemadele julgeoleku kontekstis, eriti mis puudutavad loomulikult nii rändekriisi kui Süürias toimuva sõja mõjudele, on ikkagi see, kuidas NATO täna oma uute heidutusmeetmetega peaks vastama sellele poliitikale ja sellele strateegiale, mida on Venemaa juba aastaid tegelikult ellu viinud. Ja meie üks selliseid olulisi kohuseid või eesmärke ka nii diplomaatide, poliitikute tegevuses täna on töötada selle nimel, et me suudaksime sellest nii-öelda reageeriva käitumise asendist muutuda proaktiivseks, muutuda neid samu sündmusi ette nägevaks ühiselt ja seeläbi ka siis läbi vastava strateegia või kokkulepitud strateegia ka poliitikate kujundamisel. Et silmas tuleb pidada, et see on pikaajaline vastasseis või suhete madalseis, mis meil praegu on toimumas juba mitmete aastate jooksul Venemaa ja lääneriikide vahel. Ja mina ei oleks küll hetkel nii optimistlikeks eeldaks, et need madalad suhted või suhete madalseis võiks mingil põhjusel lähiaastatel muutuda, aga ülioluline on tajuda neid võimalikke ohtusid ja arengustsenaariumeid, mida Venemaa seatud strateegia võib nii naabritele kui laiemalt Euroopa riikidele kaasa tuua,
Ärme siis ikkagi tõesti ainult pea silmas ju seda, mis vahetult Venemaa võimeline tegema on oma naabruses või lähinaabruses, aga me teame väga hästi, milliseid võimalusi, vahendeid on täna võimalik kasutada ja ka kasutatakse selleks, et tekitada erinevates riikides, eriti avalikkuses, kõhklusi ja sisemist katkiolekut, mis takistab loomulikult ka poliitikutel sellesama sihipärase strateegia sõnastamist ja veelgi tähtsam selle elluviimist. Aga veel kord, nagu ma ütlesin, meie oleme osa sellest Euroopa hingest ja võib-olla veidi teistsuguse kogemusega ja kindlasti teistsuguse kogemusega tänu oma ajaloole ja võib-olla seetõttu me ei peaks kindlasti mitte häbenema seda teistsugust tunnetust ka Euroopa hingest, vaid vastupidi rikastama seda ühist tegevust, mida Euroopa kindlasti peaks ette võtma, et neid väga keerulisi ohte endast tõrjuda. Aitäh!